Tervist, auväärsed, leidke endale koht, ma loodan, et siin kohe võtan oma asjad eest ära, et oleks rohkem ruumi. Mul on rõõm näha, et teid on tulnud siia nii rohkearvuliselt ja kui kõik on endale leidnud mugava koha ja saanud viimased jutujätkud lõpuni rääkida, siis on paslik avada sellekordse Riigikogu toimetiste numbri esitlus, mis on järjekorras 51. Ja eelmiste numbrite juures on siin olnud erinevaid peatoimetajaid, viimane oli Mart Raudsaar, kellelt mina olen siis nüüd võtnud toimetamise üle. Mina olen Marju Himma, minu põhitöö on praegu Tartu Ülikooli juures, ma olen ajakirjandusuuringute kaasprofessor ja tegelen nii ajakirjandusuurimuse kui ka infohäirete uurimuse kui ka teaduskommunikatsiooni uurimisega. Ja Rito on minu esimene selline ajakiri, mida toimetada, nii et ärge pange pahaks esimene linnukene minult, ma loodan, et siiski pakub huvitavat lugemist. Sellele mõtteid mõtlesin, et see ei ole küll varem olnud Rito esitlustel võib-olla tavaks, aga natukene ka tutvustada seda numbrit, miks me selle niimoodi kokku panime. Valisime kolleegiumiga teemaks info on võim, arvestades meie praegust info ökosüsteemi, milles me elame, siis on päris oluline rääkida sellest. Ka juhtkirjas pidasin vajalikuks tutvustada sellist kontseptsiooni nagu info ökosüsteem. Ehk me oleme pikalt elanud inforuumis, kus tegelikult asjad on paigas. Ja nüüd me tajume üha rohkem ärevust, pinget ja häireid selles inforuumis ja püüdes seda mõtestada ökosüsteemi kaudu, mille selline mudel on laenatud bioloogiast, on tegelikult väga paslik, et mis siin inforuumis toimub. Me näeme, et inforuumi on palju sekkumisi tekkinud, see tasakaal hakkab paigast ära minema, miks see niimoodi on. Ja sellest on oluline rääkida ka hübriidsõja kontekstis, aga tõesti siis, et mis nihestab seda info-ökosüsteemi tasakaalu, mõned punktid, mis ka sellest Rito numbrist hästi välja tulevad, on siis erinevad kahjustavad narratiivid ja lood. Lood, inimesed on rääkinud aastatuhandeid lugusid, need on väga mõjusad relvad. Ja neid lugusid mõtestatakse selles Rito numbris väga mitmel moel. Info moondub väga kiiresti, nii kiiresti ei ole info kunagi inimkonna ajaloos liikunud kui praegu, mistõttu on oluline mõelda kogu selle info ülekülluse ja kiiruse keskel, mis on need asjad, mis on meile vajalikud, mis on üleliigsed ja mis meid kahjustavad kas eesmärgistatult või kogemata. Üks väga oluline asi, mis ei ole seotud ainult informatsiooniga, on usaldamatus ja vastandumine. Need on ka teemad, mis käivad kokku sõnaga hirm ja ma arvan, et need on olenemata sellest, kas tegemist on Riigikogu liikmete, kas tegemist on teadlaste, õpetajate või lihtsalt tavakodanikega. Hirm on üks asi, mis on paljude halbade asjade taga, sealjuures ka siis inforuumi või selle info-ökosüsteemi tasakaalust väljaviimise taga. Võib-olla selle üle on ka mõistlik mõelda. Ja lugudest ja narratiividest rääkides, siis Andreas Ventsel on kirjutanud väga hea artikli sellest, kuidas Venemaa kasutab nii ajaloolisi narratiive, ennekõike siis selle jaoks, et strateegiliselt levitada siis vandenõuteooriaid, ehk et kuidas see on muutunud oluliseks vahendiks poliitkommunikatsioonis. Ja need narratiivid on meile tegelikult kõik tuttavad, kas või seesama, et Nõukogude Liidu lagunemine oli 20. sajandi suurim geopoliitiline katastroof ja samal ajal, et Venemaa on võitjate põlvkond või võitjad ja need kaks narratiivi kokku saades annavad tegelikult päris huvitava relva kogu selles info-ökosüsteemis kui ka infosõjas või hübriidsõjas tervikuna. Kõik need konfliktid nii minevikust, olevikust kui ka tulevikust on selle jaoks, et õigustada riikide ja mitte ainult selle juures Venemaa poliitilisi eesmärke. Ja Andres Ventsel toob täpselt samamoodi välja selle hirmu fooni, mille peal kõik need lood väga hästi elavad, lood ja narratiivid. Mul on hea meel kuulda, et meilt siiski ka YouTube'is vaadatakse, tervitused kõigile veebis vaatajatele. Holger Mörder ja Vladimir Sazonov mõtestasid neid samu Venemaa strateegilisi narratiive tänapäeva kontekstis, et kui Andres Ventsel vaatas neid mineviku kontekstis enne kõike, siis mõjutustegevuse kontekstis just Eestis on nad neid narratiive uurinud ja
võtsin nende artiklist esile tuua siis seda, et just erinevad alternatiivsed liikumised, mida siis Venemaa narratiivid oskavad väga hästi ära kasutada, ja need muutuvad vaenulike jõudude jaoks päris tugevaks relvaks, kas otsesteks või kaudseteks koostööpartneriteks mõjutussõjas. Ja me peaksime sellest ennekõike olema teadlikud. Rito selle numbri mõte on ka tõsta seda teadlikkust, et me oskaksime rohkem märgata, sest tõenäoliselt me üksikisikutena või ka gruppidena ei saa väga palju teha, aga me saame olla teadlikumad, et olla mõnes mõttes immuunsemad. Kolleegiumiga selle numbri teemat arutades oli üks mõte, et igas Ritos võiks olla mõni selline artikkel, mida saaks kasutada laiemalt ka näiteks koolides või miks mitte ka pensionäride huviklubides. Pensionäride klubi Härmalõng kindlasti saaks ka abi ja Rahvusraamatukogu tuli siinkohal hästi appi artikliga, mida saabki mõnes mõttes universaalselt kasutada, kuidas kontrollida informatsiooni. See tundub viimasel ajal, viimased 5-6 aastat nii tavaline rääkida sellest, et olge allikakriitilised, aga kuidas seda siis päriselt teha? Kristiina Kaju pani selle hästi kirja, kuidas siis kontrollida allikat või üldse allikakriitilisuse nõuanded on seal artiklis hästi kirjas ja ma usun, et see artikkel on selline, mida saab põhimõtteliselt kasutada lasteaedadest eakate klubideni välja ja aitab meil kõigil seda kriitilist infokirjaoskust õppida. Riigikogu toimetiste vestlusring, kus on esindatud kõik fraktsioonid, minu jaoks oli äärmiselt põnev kogemus, tõesti kõik fraktsioonid saatsid oma esindaja, me siis rääkisime infosõjast ja hübriidsõjast. Pean tunnistama, et nii sisukat, veenvat, teravat ja konstruktiivset arutelu ma ei ole tükk aega saanud vedada. Siin on tõesti asjalikud tsitaadid, mis tegelikult toovad ka välja selle, et meie fraktsioonide esindajad, need, kes osalesid siis vestlusringis, tõid väga hästi välja, et teadlikkus sellest samast probleemist, mis on need infomanipulatsioonid, kuidas see toimib, mis on hübriidsõda, aga mis on ka see tausta põhjused. Mulle väga meeldis seal vestlusringi lõpus tuleb ka hästi välja, et poliitikud jõuavad ühes asjas, olenemata oma erakondlikust taustast kokkuleppele, et üks asi, mis meid kindlasti tõukab mitte sinna poole, kus me tahaksime riigina olla, on usaldamatus ja kuidas tõsta usaldust Riigikogu liikmete suhtes, mitte ainult Riigikogu liikmete, vaid üldse siis nagu poliitiliste institutsioonide vastu, on see, kui ennekõike näiteks Riigikogu liikmed ise suudavad oma väärika käitumise ja konstruktiivse aruteluga eeskuju näidata ja mul oli väga hea meel, et kõik vestlusringis osalejad seda ka siis ühel nõul mõnes mõttes kinnitasid, et loodame, et seda siis on ka näha. Õigupoolest on kogu Rito numbris palju mõtlema panevat lugemist alates sellest, millised on strateegiad meie energeetikas, kuni selleni välja, mis seisus on meie teaduskommunikatsioon, mis on hästi, mis on halvasti või kuidas on üldse meie teadussüsteemi tervis. Ka näiteks sellest, et meie arstidel on keelebarjäär ja see keelebarjäär põhimõtteliselt on praegu võimalik Google Translate'i abiga saada arsti vastuvõttu, aga selle kohta on siis noored arstid teinud väga põhjaliku uuringu ja teevad ka ettepanekud, mida saaks teha teistmoodi, et see keelebarjäär ei saaks takistuseks raviks ja ei tekitaks mõnes mõttes juurde ka kulusid. Et väga huvitav analüüs. Jaa. Ega ma ei saa kõigest lõpuks nii ära rääkida, midagi peab teile ka lugeda jääma. Aga üks artikkel, mis meil on eriti ajakohane praegu, võttes arvesse sügisesi kohalike omavalitsuste valimisi, on Oleksi Spakilt, kes istub seal, Oleksi on Tallinna Ülikooli magistrant, riigiteadlane ja mõtestas siis just desinformatsiooni ja valeinformatsiooni laiemalt siis kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis ja noorte kontekstis. Mis on need riskid ja kohad, mida me peaksime arvesse võtma? Oleksi toob välja 4 peamist ohtu. Üks on nendest sotsiaalmeedia, millel on tänapäeval võime näidata inimestele maailmast mõnes mõttes sellist kõverpeeglit ja selle kaudu väga tugevalt mõjutada. Samuti tehisaru, mille loodud sisu on võimalik või selle loodud sisu võib juba algoritmiliselt olla nii tugevalt kallutatud, et me ei tee enam vahet, et see informatsioon, mis näib tõesena, meid väga tugevalt manipuleerib. Tume valgustus, mis on selline võib-olla huvitav lähenemine, kus mõnes mõttes
riik võtab vaikselt üle mitte nii-öelda kodanikkonna teenimise rolli, vaid ennekõike siis ärimehe rolli, mille teenistuses on inimesed. See on päris huvitav ja loodetavasti, nagu ka Oleksi väljendab, see tume valgustuse risk meil ka niimoodi ei realiseeru, ehkki me näeme riike, kus see on realiseerimus ka viisil. Ja noorte võimalik polariseerimine on üks teema, mis üha enam tõstatub ja see on teema, mis võib-olla ei tundu meile hetkel oluline, sest noorte hääl ei ole ühiskonnas nii palju võib-olla kuulda olnud, aga miks on oluline just ka näiteks sügiseste kohalike omavalitsuste valimise kontekstis on see, et need noored ei olegi enam ainult 10-12-aastased, vaid nad on valimisealised. Ja need ei ole ainult teismelised, nad on ka oluliselt vanemad, neil on hääl ja neil on võim ühiskonnas ja võib-olla nende maailmapilt nende 3 esimese punkti tõttu võib olla muutunud viisil, mis teeb nad haavatavaks ja manipuleeritavaks ja see hakkab tervikuna mõjutama kogu meie ühiskonda. Võib-olla see on üks mõte, mida edasi arendada, ja see on ka põhjus, miks ma olen täna palunud siia Tartu Ülikooli digimeediauuringute nooremlektori Kaarel Loti. Kaarlilt ei ole RITOs ühtegi uuringut, küll aga on Kaarli viimase aja uuringud tekitanud palju kõneainet, mis on täiesti arusaadav. Tema uuringud puudutavad noorte radikaliseerumist. Sinna alla käivad erinevad maailmavaatelised äärmused ja miks nendesse langetakse. Ja sinna alla käivad ka mõisted nagu toksiline maskuliinsus, toksiline feminiinsus, kus minnakse äärmustesse kohtades, mis on vanasti nagu paigas olnud ja miks need äärmused on halvad. Kaarel, palun, sul on nüüd võimalus siit üle võtta, ma panen sul kohe ka slaidid ette. Väikse vahetuse. Nii, aitäh. Tere ka minu poolt, minu nimi on Kaarel, ma olen Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudis digimeediauuringute nooremteadur, teen oma doktoritööd praegu ja jah, tõepoolest ma uuringi lähemalt siis, kuidas sotsiaalmeedia keskkondades just sugu ära kasutatakse või sooteemat siis, et noori erinevatesse äärmustesse kuidagi kupatada. Nii. Esiteks, kui me räägime soolisest desinformatsioonist sotsiaalmeedias, siis me peame rääkima manosfäärist. Ja manosfääri all peetaksegi siis silmas selliseid veebikogukondi, mis on keskendunud erinevatele meeste muredele, mis see osa on iseenesest täiesti arusaadav ja okei, aga paraku kõikides nendes meeste muredes süüdistatakse just peaasjalikult siis naisi ja laiemalt ka feminismi. Manosfääri kogukondade selliseks ühendavaks metafooriks on punase ja sinise tableti metafoor, kus siis sinise tableti võtmine sümboliseerib sellises õndsas teadmatuses edasielamist, samal ajal kui sind tegelikult ekspluateeritakse ühiskonnas, ja punase tableti võtmine sümboliseerib siis seda, et sa saad mingisuguse koleda, šokeeriva tõe teada. Ja manosfääri kontekstis tähendab see kole, šokeeriv tõde seda, et ühiskond on meeste vastu üles ehitatud, feminismi mõistetakse paraku kui ainult meeste vihkamist ja võetakse selline väga tugev ühiskondlik ohvripositsioon. Manosfääris on väga levinud naiste käitumise ja just eriti seksuaalkäitumise selgitamine geneetilise determinismi abil, kus siis tulevadki sageli sellised väited, et naised ongi oma loomult ebaratsionaalsed ja emotsionaalsed ja nad on huvitatud ainult alfameestest ja et naise loomuses ongi mehele alluda. Ja enamasti sotsiaalmeedia platvormide kontekstis seostatakse manosfääri siis just Redditi ja 4chan'iga, aga hiljuti on üha enam olnud näha, et manosfääri kogukonnad on liikumas ka rohkem peavoolu platvormidele nagu TikTok ja Instagram ja kõik sellised kohad. Ja miks see nihe on toimunud, ongi siis peamiselt manosisuloojate tõttu, mis ongi selline sõna, mis me ise lõime, kui me siin seda teemat Eestis uurisime. Inglise keeles öeldakse nende kohta manfluencer. Aga manosisuloojad ongi siis sotsiaalmeedias sellised sisuloojad, kes levitavad väga äärmuslikke arusaamu soo kohta, väga äärmuslikke soostereotüüpe ja suunab oma sisu siis just
ennekõike poistele ja noortele meestele. Ja jah, nagu ma mainisin, nad on jõudnud peavooluplatvormidele TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, enamasti nende sisu seisnebki erinevates videotes, mitte niivõrd nagu tekstipõhises sõnavõtus. Kõige kurikuulsam manosisulooja, on Andrew Tate, kellest võib-olla olete kuulnud ka, ma tema ideedesse pikalt ei sukeldu, aga ühesõnaga ta on endine poksja ja tal on väga tõsised kriminaalsüüdistused seksuaalvägivallas, inimkaubanduses ja rahapesus. Ja miks ma tema ideedesse eraldi ei lasku, on see, et kõikide nende manosisuloojate ideed on tegelikult üldiselt väga sarnased, kui mitte samad. Need alusbaasid, mille nad põhinevad, on kõik samad, nii et on mõistlik neid eraldi või neid nagu üldiselt käsitleda, et mitte anda neile üksikisikutena siis nagu rohkem tähelepanu ja võib-olla kogemata võimendada nende ideid. Ja peamised teemad, millele nad on oma sisus keskendunud, ongi siis raha ja finantsilise rikkuse saavutamine, treenimine, kuidas saada tugevaks meheks füüsiliselt ja viimaks siis ka siuke mentaliteedi, suhtumise ja suhtenõu samuti. Ja kuidas siis oma partneriga ümber käia. Nii, aga ma olen analüüsinud siis just neid Eesti manosisuloojaid ja mõtlesin, et ma võtan teile kähku nende jutu 3 pulgaks lahti. Kuidas nad laiemalt ühiskonda näevad. Nad näevad ühiskonda väga, siin on pildiga midagi juhtunud, aga nad näevad ühiskonda väga siukse mandununa, et me oleme sotsiaalses kaoses ja meil on moraalne allakäik, kus siis ongi tõelised mehed, need alfamehed on ohustatud ja seetõttu ongi siis vaja nende manosisuloojate nõustamist, et mehed saaksid enda kunagise võimupositsiooni taastada ja tulenevalt sellest, et nad tajuvad, et nad on oma kunagise võimupositsiooni kaotanud, ongi ka loogiline, nende sisus on väga palju niisugust nostalgiat, varasemate aegade romantiseerimist ja just tänapäeva teatud teemadele hästi tugevat vastandumist, näiteks vaimse tervise probleemid on üha enam saanud kajastust ja arutatakse nende üle, aga manosisuloojate puhul siis ongi see indikatsioon, et me oleme ühiskonnana lihtsalt öeldes käest ära läinud või kuhugi äärmusesse läinud. Ja jällegi võetakse tugev ohvripositsioon ja tekitatakse ühiskonnas tugevat niisugust vastandumist, et ongi need head maskuliinsed mehed, keda siis ajupestud massid üritavad kuhugi nurka suruda ja diskrimineerida. Siis meil on üksikisiku tasand, ehk siis mida nad räägivad oma vaatajatele, et mis see nõu on, kuidas need vaatajad saavad sellest ohvripositsioonist pääseda. Ja siin nad rõhutavadki seda, et sa pead läbima elus võimalikult palju kannatusi ja selleks, et neid kannatusi taluda, on sul vaja väga tugevat enesedistsipliini. Ja nad toovad esile erinevaid tegevusi, mida nad hukka mõistavad. Kõik nendest ongi mõned nendest ongi arusaadavad asjad, mida hukka mõista, aga ongi näiteks seesama vaimse tervise probleemidega elamine on midagi, mis nende arust on hukkamõistetav, pornograafia tarbimine, masturbeerimine, pidutsemine, arvutimängude mängimine ja niisugused tegevused on siis märk nõrgast enesedistsipliinist. Ja ongi väga tugev, võiks ju arvata, et see nagu ühiskondlik ohvripositsiooni võtmine ühendab neid mehi kuidagi, aga paraku tekitatakse ka väga tugev konkurents ja hukkamõistu kontekst ka teiste meeste vahel, ehk ongi siis tuuakse mingid kindlad kriteeriumid, mille põhjal hinnata edukat meest, ongi kui rahaliselt edukas ta on, milline on tema perekonnaseis, kas ta on abielus, lihtsalt suhtes, kas tal on lapsed või ei, milline on ta füüsiline vorm ja jällegi vaimne tervis tuleb siin esile. Ja viimaks siis, kuidas manosisuloojad näevad, et see nende vaataja või see nende auditoorium peaks käituma teiste ühiskonnagruppidega. Ja siin on kõige domineerivam narratiiv, siis domineerimine ja vägivald, kus nad rõhutavadki seda, et mees peab olema võimeline selleks, et ta suudab kujutada teistele inimestele ohtu. Et ta peab pidevalt olema valmis teiste meestega kaklema ja siis seda kasutatakse ära manipulatiivselt, et domineerida oma naist. Et siin ongi niisugune võitluse narratiiv, kus nad räägivadki meestest kui niisugustest ürgsetest territoriaalsetest olenditest ja et naised ongi siis osa sellest mehe territooriumist.
Ja kuna mehed on niisugused territoriaalsed ja kaitsevad oma territooriumid, siis see kaitse on ka naistele kohustuslik. Ja viimaks on ka väga palju naiste demoniseerimist, dehumaniseerimist ja objektistamist. Naisi näiteks süüdistatakse erinevates probleemides, millega mehed millal nad kannatavad. Ta ongi näiteks madal enesehinnang ja nii. Ja jah, ongi mõned manosisuloojad võivad näiteks viidata naistele kui koertele. Nüüd oluline küsimus on ju, miks need ideed nii edukad on. Üks on niisugune puhas sotsiaalmeedia kontekst ja sotsiaalmeedia niisugune toimimisloogika, miks nad hästi toimivad, ongi soovitusalgoritmid ja see, et need manosisuloojad saavad tegelikult aru, et see, mida nad ütlevad, on problemaatiline, et see tõmbab ka paljude nende inimeste tähelepanu, kes ei nõustu selle sisuga. Ja soovitusalgoritmide kontekstis on see hea, sest siis nad tulevad kommentaaridesse vaidlema ja soovitusalgoritmi ei huvita, kas see kommentaar on positiivne või negatiivne, peas, et kommentaar on ja see aitab selle sisul paremini levida. Ja siis on puhtalt see nende vaatajate positsioon, et tuleb aru saada, et meil ongi praegu ühiskonnas palju kriise, eks ju, ja inimesed otsivadki mingisuguseid lahendusi, vastuseid ja mingit kontrollitunnet oma elu üle. Et ongi, meil on majanduslikult keeruline aeg, sotsiaalselt keeruline aeg, ongi poliitiline ebastabiilsus ja kõik see tekitab niisuguse ärevuse fooni, kus inimesed otsivad mingisuguseid vastuseid ja kontrollitunnet. Siis miks me peaksime üldse muretsema ja tegutsema? Eesti kontekstis on kindlasti ka siin oluline see Venemaa argument, ehk ongi nagu siin Rita uues numbris kirjutatakse, mida ka Kapo hiljutine aastaraamat välja tõi, on see, et Venemaa infosõja pingutused on suuresti sotsiaalmeediasse koondunud, noored on väga oluliseks sihtmärgiks ja mida me näeme nende manosisuloojate ideedest, on see, et nende arusaam soost ja Venemaa arusaam soost on tegelikult väga sarnased. Ma ei ütle absoluutselt seda, et manosisuloojad on mingisugused Vene mõjuagendid või nii, aga ongi, Venemaa on ju raamistanud ka oma sõda Ukrainas kui niisugust, et läänemaailm on läinud sooteemaga täiesti äärmusesse ja et Venemaa tuleb ja kehtestab uuesti selle normaalse arusaama soost. Et see manosisuloojate sisu sotsiaalmeedias võib olla niisugune oluline punkt Venemaa jaoks ja lihtne punkt Venemaa jaoks, mida võimendada ja kuidas meie ühiskonda veel enam edasi polariseerida. Ja polariseerimisest rääkides ongi, Eestis oli paar aastat tagasi tuli uuring välja, mis näitas, et meil on tekkinud poiste ja tüdrukute vaadete vahele niisugune tugev ideoloogiline lõhe, kus tüdrukute vaated on läinud pigem liberaalsemaks ja poiste vaated pigem konservatiivsemaks. Ja see pole sugugi ainult Eesti probleem, nagu siin on näha, siis ongi Lõuna-Korea, USA, Saksamaa, Ühendkuningriigid, et paljudes riikides on see trend toimuv, aga jah, niisugune sotsiaalmeedia sisu süvendab seda ideoloogilist lõhet veel enam. Ja ongi kõige hullem tagajärg niisugusel sisul ongi siis erinevad niisugused vägivaldsed juhtumid, kus ongi inimesi rünnatud, mõrvatud samuti. Seni on need juhtumid pigem olnud USAs ja UK-s ja Kanadas, aga mida enam sellist sisu levib ja mida enam see jõuab meil peavoolu sotsiaalmeedia keskkondadesse, seda suuremaks muutub ka tõenäosus, et need rünnakud võivad muutuda sagedasemaks ja tulla ka geograafiliselt neile lähemale. Lahenduste poolest kiiresti ongi, hariduses võiks panna rohkem rõhku just kodanikuharidusele, meediapädevuste arendamisele, et noored mõistaksid, kuidas see sisu sotsiaalmeedias toimib, ning ka soo- ja seksuaalharidusele, et noored ei näeks sugu kui mingisugust niisugust väga kitsast asja, kuhu nad peavad sisse sobima ja kui nad ei sobitu sinna, siis nad ei ole midagi väärt, et täpselt niisuguseid arusaamu murda. Siis kuna need on keerulised ja üpriski poliitiliselt laetud teemad, mida käsitleda, siis on vaja panustada ka õpetajate ja noorsootöötajate koolitamisse. Siis sotsiaalmeedia platvorme on vaja survestada selles osas, et nad tegeleks aktiivsemalt modereerimisega, sest praegu nad on võtnud täpselt vastupidise suuna.
Psühholoogide teenuse kättesaadavust oleks vaja parandada ja ka huvihariduse toetamist, et noortel oleks muid tegevusi kui sotsiaalmeedias aja veetmine. Ja jah, rohkem ma kahjuks rääkida ei jõua, aga keda see teema rohkem huvitab, siis siin on mõned viited, mida lugeda. Aitäh teile! On võimalus küsida küsimusi, kui kellelgi on või mõtet vahetada, sest mina kasutan küll selle võimaluse ära, kuna Kaarli uuringud viimasel ajal on tekitanud palju kõneainet ja võib-olla koha peal, mis ei olegi niivõrd seotud sellega, et mis peaks olema fookuses, et noorte radikaliseerumine kui selline on risk, sest sisuliselt tekitavad nad selle, mida me võib-olla mõne etnilise grupi puhul oleme nimetanud 5. kolonniks, siis sisuliselt need noored, kellel on radikaliseerumise põhjus, on samasugune kolonn, keda üle võtta mis tahes ideoloogiaga, see on see risk. Kas sa näed üldse võimalust, et mis see nagu vastumürk või mis see lahendus oleks inimlikul tasandil, et me ei pea kõige jaoks hakkama õppekavasid muutma ja kõigile mingisugust ideoloogilist ajupesu tegema, ma ei tahaks üldse seda halvas ega heas kontekstis kasutada, aga et mis on need inimlikud aspektid, mida igaüks, ma ei tea, lapsevanem, õpetaja, ka sõber saaks teha? Jaa, absoluutselt, minu meelest nagu üksikisiku see kõige nagu lihtsam tasand ongi siin tõenäoliselt ka kõige olulisem, sest suuresti see probleem ikkagi taandub sellele, et paljud noored võivad tunda, et nad on oma muredega üksi, et neil ei ole kellegagi rääkida, väga oluline on see, millised eeskujud neil oma elus on, ehk ongi minu meelest päris oluline ongi siin vaadata, et kui me räägime just manosfääri kontekstis ja sellest, kuidas õpetatakse, et milline on õige versioon maskuliinsusest, siis tasub võib-olla isadel ja vanaisadel ja onudel või kes iganes veel, et neil tasub natukene mõelda, et millised on neil suhted oma lapsega või lapselapsega või venna või õepojaga, et ongi, millist eeskuju sa ise maskuliinsuse osas just näitad, et muutuksid need arusaamad sellest, et sugu on mingisugune väga kitsas asi väga kindlate normidega ja et ei oleks seda välist pinget nagu veel rohkem juures, et olla et noor tunneb, et ta peab olema mingit kindlat moodi selleks, et olla midagi väärt. Et ma arvan, et täpselt sellises nagu suhtlemises, üksteise jaoks olemises on tohutu väärtus selle probleemi lahendamisel. Ja eeskuju võib ju ka näidata eluterve mehelikkuse ja ka sealjuures eluterve naiselikkusega, nii nagu see aastatuhandeid on olnud, eks ju. Just. Kas on küsimusi? Keegi tahab midagi? Kui ei ole, siis on tegelikult aeg edasi liikuda. Aitäh sulle, Kaarel! Ma palun, meil on täna selline väike paneel, tavaliselt on olnud ritapaneelid natukene suuremad ja see paneel on väike osalt sellel põhjusel, et teate, kui raske on saada teadlastest autoreid siin kaasa rääkima, kui on kevadaeg ja kõigil on kooli õpetamised ja kõik muud asjad. Aga siiski autoritest siia ette on täna au kutsuda Henrik Praks, kes on Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja kelle üks uurimisteema on hübriidsõda. Et Henrik, palun, siia laua taha. Ja Peeter Tali, kes küll ei ole autorite ringis, aga on Rito kolleegiumis ja kellel on pikaajaline kogemus just siis kaitsevaldkonnas ja just see, mis puudutab strateegilist kommunikatsiooni ja seal juures tõesti ka poliitik. Nii, palun, härrased, istuge. Mina kasutan võimalust püsti olla, sa pidavad väga tervislik olema. Ja nüüd kohe paneme. Ja lähemegi siit kohe edasi siis infosõja ja hübriidsõja juurde. Mis asjad need on? Mis asi on infosõda, mis asi on hübriidsõda, kuidas nad teineteisesse suhestuvad? Ma räägin siis sõjast ja just, et hakkame sellest peale, et tegelikult sõjapidamises ei ole väga palju mitte midagi uut, aga siis sõjapidamise
tehnoloogia ja platvormid muutuvad, et sõda on aegade algusest peale robustne, mille eesmärk on ikkagi vastasele oma tahe peale suruda, allutada, vallutada ja saada suuremaks. Ja nüüd, nagu me näeme Ukrainas, et sõda käib korraga 6 lahinguruumis, üks ja sama operatsioon, mida viiakse läbi siis maal, merel, õhus, küberruumis, kosmoses ja siis inforuumis või sellises tunnetuslikus lahinguruumis, mida kutsutakse siis ka NATO-s vaidlus käib veel, et kas ta on siis cognitive domain või cognitive dimension, aga ja see mõte ja kogu selle robustse tegevuse mõte on murda ära tahe ja psühholoogia, et selle peale see mäng käib, et miks need venelased näiteks ka täna lõhuvad Ukraina taristut ja tapavad rahulikke elanikke, see mõte on see, et ikkagi ukrainlaste tahe murda. Et kui see käib ikka 3 aastat järjest, et isegi raud sulab ja murdub. Et sellepärast sellist terrorit toime pannakse, rääkimata niisugusest keskaegsetest sõjakuritegudest nagu piinamine, vägistamine ja ilma kohtuta tsiviilelanike tapmine. Kohtuga ei ole ka hea see tapmine. Et see on selline sissejuhatus. Ja nüüd minnes edasi hübriidsõja või hübriidtegevuse või hübriidrünnakute mõiste juurde, siis väga lihtsustatult öeldes tegelikult see käsitleb erinevate vahendite kasutamist vaenulikuks tegevuseks, allpool siis võib-olla klassikalise sõjategevuse, nagu me seda seni oleme teadnud, lävendit. Ja tegelikult, nagu Peeter mainis, kogu selle hübriidtegevuse, hübriidsõjapidamise sihikuks on paljuski kognitiivne domeen, ehk isegi kui seal on ka füüsilised tegevused, võib-olla seal mingit sabotaaž näiteks on viimastel aastatel väga palju Venemaal, läänesuunalise hübriidtegevuse kontekstis esile kerkinud, siis sihitakse tegelikult seda kognitiivset domeeni, ühiskondlikku sidusust, üritatakse tekitada ühiskonnades hirmu, ebastabiilsust, lõhesid, kas siis erinevate ühiskonnagruppide või näiteks erinevate riikide vahel, samuti õhutada usaldamatust riiklike institutsioonide ja võimuesindajate vastu, et kui me siin räägime näiteks teistest tegevustest, kas või küberrünnakud, võib-olla mis võtavad maha mingisuguseid teenuseid kuskil või Eestis on neid vähem juhtunud, aga Euroopas on toimunud päris palju erinevaid süütamisrünnakuid erinevate objektide vastu või on tekitatud katkestusi raudteetaristus näiteks või võtame kas või ränderünde, mis on siin toimunud eelkõige meie naabrite piiridel, siis kõigi nende sihtmärk tegelikult on ikkagi üldine ühiskondlik julgeolekutunnetus elanikkonna hulgas. Jah, et kui öelda, et siis see eesmärk edasi minna, et tundub, et sellisel mingil pommiähvarduskirjadel või teise maailmasõja mälestusmärkide sodimisel ei ole mingit mõtet või siis rändekriisil, aga tegelikult meie vastasvõistlejad, autoritaarsed režiimid ja me peame siin eelkõige silmas Putini Venemaad, eesmärk on väga lihtne, et seal on mitu eesmärki, et kui venelased mängivad, siis nad mängivad nagu malet, et käivad ratsuga ja hulk välju on tules ja see on see Vene mood ikka, et kui mingid eesmärgid ei saa täidetud, pooled saavad, on juba hästi, aga siis need eesmärgid on. Esiteks, et siduda meie jõustruktuurid ära, et nad tegelevad mingisuguse jamaga, testida, kuidas me oleme valmis, tekitada hirmufooni, millest siin kirjutavad ka vist Holger Mörder ja Sazonov, et see on selline bütsantsilik lähenemine, et Venemaad nagu müstiliselt austatakse siis, kui kõik teda kardavad, mis nagu meile nagu vabas maailmas on kuidagi arusaamatu, et austad ju inimest, kes on viisakas ja konstruktiivne, mitte seda, keda sa kartma pead. Aga venelased mõtlevadki teistmoodi. Ja siis lõpuks lõhestada meie ühiskonda, näiteks rändekriisiga nagu Leedus olid, et osa leedulasid ütlesid, et kõik need kurdid, kes tulevad, et neile tuleb avada kuulipildu ja tuli, ja teised ütlesid, et aga võtame nad oma koju elama.
ja samal ajal juhtusid ka mingisugused muud meeleavaldused Vilniuses sotsiaalteemadel, mis ei olnud ka kindlasti juhus. Ja Kremli mõtlemine on see, et nad on kogu aeg kõigiga sõjas ja vahepeal see sõda on lihtsalt kineetiline, kus nagu päriselt purustatakse ja tapetakse, aga nad on kogu aeg sõjaseisukorras ja järelikult tuleb kõik, nagu härra Praks targalt ütles, lõhkuda ühtsust. No siin on mitu korda juba läbi käinud see sõna hirm, et nagu Imbi Pajo ja Sofi Oksanen juba ütlesid, kõige taga on hirm ja mõnes mõttes ükskõik, mis ühiskonnakord see on, hirm on see, mis loob kõige viljakama pinnase mis tahes infohäiretele. Kuigi 2022, kui Ukrainas täiemahuline sõda algas, siis seda mõistet infosõda kasutada oli kuidagi nagu tabu, vähemalt alguses. Sest et oli väga tabu öelda, et me oleme sõjas, üha enam on aktsepteeritud seda, et me oleme infosõjas, me oleme sõjas, küll mitte võib-olla kineetilises, aga infosõjas küll. Ja selle aktsepteerimise käigus, mida ma olen tähele pannud ise ka uurijana, aktsepteeritavaks on muutunud ka mõiste propaganda, mis oli tegelikult aastaid kuidagi ka selline tabu mõiste. Et kuidas öelda, et mis asi on propaganda, me ju ei tee, propaganda oli mingi asi, mis oli Nõukogude Liidus. Aga tegelikult propagandat kasutavad sõjas kõik pooled. Ka Ukrainas on väga seda selgelt näha ja ka kui me räägime sellest, et me oleme ka infosõjas, sest me oleme ka nende manipulatsioonide mõjuväljas, siis kas me tegelikult saame öelda, et me infosõja olukorras, kus me ka tegelikult praegu oleme, kergemal või raskemal kujul, kas me saame üldse midagi teha? Üksikisiku tasandil, organisatsiooni, institutsiooni tasandil? No ikka saame, et kui me üleüldse midagi ei tee, siis me kindlasti kaotame, aga informatsiooni haldamises ja kommunikatsioonis kõik on tegu, ka mittetegemine on tegu, aga nüüd kui laiemalt rääkida, et see sõjaline mõtlemine on nagu väga lihtne, et analüüsime olukorra, teeme plaani, viime plaani ellu ja siis analüüsime uuesti, millised on tulemused ja parandame. Ja see on selline nagu otsustusring, mis peab kogu aeg käima ja me oleme täna jõudnud enam-vähem lääne ühiskonnas sinnamaani, et me oleme ära kirjeldamas probleemi. Ja nüüd, kui me räägime, et mis vahe on Sun Tzu ja aegade algusega, et meil kõigil on üks mobiiltelefon või mitu mobiiltelefoni ja see digimaailm ja tehnoloogia annab võimaluse võtta sihikule iga üksik indiviid ja grupp täpselt samamoodi, et nagu vastasvõistlejate võimalused on palju suuremad ja ma just tulin öösel tagasi Varssavist, Poola lõpetab oma eesistumise, kus oli siis Euroopa Parlamentide ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimeeste kohtumine ja üks Poola eesistumisprioriteete oli ka kübersõja ja desinformatsiooniga võitlemine ja jälle ei taha liiga pikaks minna, aga küber- ja infosõja operatsioone siis vaba maailma vastu juhib Venemaa kindralstaabi luure peavalitsus, et Venemaa vaatab siis küber- ja infooperatsioone nagu ühest vaatenurgast ja nende eesmärk on siis liite lõhkuda ja riike lõhkuda ja mida me saame teha, et nüüd me oleme probleemi kaardistamise juurde jõudnud ja mis soovitused jäid ka Poolast kõlama, et kõik see allikakriitilisus ja koolihariduse parandamine on väga tore ja seda tuleb kindlasti teha, aga see päeva ei päästa. Et mida me peame tegema, et me peame reguleerima Euroopa Liiduna suuri rahvusvahelisi ütleme siis sotsiaalmeedia või tarkvara gigante, et otsuseid peavad ikkagi langetama riikide
parlamendid ja demokraatlikult valitud rahvaesindajad, mitte meretagused või Hiina algoritmid või mitte rahvusvahelised korporatsioonid. Ja selleks tuleb nende tegevust reguleerida, täpselt nagu on ennast reguleerinud ajakirjandus, professionaalne vaba ajakirjandus ise, et ajakirjandus on reguleeritud ja nüüd, kui sotsiaalmeediagigandid, Google'id ja muud on nagu reguleerimata, siis öeldakse, et neid ei saa reguleerida, et see on sõnavabadus. No kahtlen selles. Hendrik, saab ka sõna nüüd vahele. Järgmine asi on, et me peame olema heas mõttes agressiivsemad, kaitsest ei piisa, et me peame jõudma maailmas vene ja hiina keelsete sihtgruppideni ja nendele rääkima oma lugu. Et seda ei ole lihtne teha, aga kui me seda ei tee, siis sõjapidamine nendega on igal juhul palju hävitavam ja kallim. Ja ma seoks võib-olla selle inforuumis toimuva ja kommunikatsioonitegevuse laiema hübriidtegevusega, et Vene hübriidtegevusele vastamisega, et selle puhul on kõige olulisem muidugi kõigepealt varane tuvastamine ja seejärel ka faktipõhine kommunikatsioon, et Venemaa tegevuste avalik paljastamine, milles tegelikult Eesti läbi aastate juba on olnud väga aktiivne ja nende omistamine on väga olulise tähtsusega. Võib-olla Venemaad tõesti see enam ei hävista kuidagi, Venemaad ei huvita see kas teda nimetatakse mingite rünnakute tagaolijaks või mitte, aga meie nii-öelda liitlaste ja meie enda elanikkonna olukorrateadlikkuse kontekstis on see väga oluline. Samas on siin muidugi see nii-öelda mündi teine külg, et teinekord tuleb olla ettevaatlik, et mitte neid Venemaale omistada tegevusi või võimendada Venemaa seda nii-öelda hirmu õhutamist, omistades talle võib-olla tegevusi, mille eest ta tegelikult võib-olla vastutav ei olegi, et siin on ka mingid juhtumid olnud, kus võib-olla asju, mida alguses on arvatud, et seal taga on Venemaa, on tegelikult võib-olla on õnnetus olnud näiteks ala siin eelmise aasta sügisel vist oli, see oli Leedus, oli see transpordilennuki allakukkumine, kus oli ka inimohvreid esimestel päevadel või kohe alguses ju, spekuleeriti väga palju, et seal võib olla Venemaa taga ja põhjus oli ka selge, kuna see oli DHL-i kompanii lennuk ja enne seda olid just toimunud venelaste nii-öelda Vene GRU operatsioonid, kus testiti siis pakipommide saatmist just DHL-i lennukitega ja kui siis sama DHL-i lennuk kukub alla Vilniuse lennujaamas, siis oli loomulik, et küsimused tekkisid Venemaa osalusest, aga kiiresti sai selgeks, et see oli ikkagi ju tegemist õnnetustega, et me kindlasti, see faktipõhisus on väga oluline, et me ei hakkaks nii ise oma võib-olla liiga kärme reageerimisega mõnel puhul just neid Vene hirmu õhutamise tegevusi võimendama. Ma kasutan siin vahele kohe võimalust küsida, et ajakirjanikuna tolle sama lennuki allakukkumisega oli kohe küsimused taga, et paratamatult inimestel ajus tekivad kiired ühendused varasema informatsiooni ja uue vahel ja need ühendused tekkisid tõesti väga kiiresti, aga väga vähe oli kohti, kust siis kontrollida. Et kuidas see omistamine teha nii läbipaistvalt ja selgelt, et ühelt poolt on need ajakirjanikud, aga kes tahes teised vahendajad ei saaks tekitada valeühendusi nii-öelda oma ajus? Kas on mingi viis? Sest et see on üks osa sellisest nagu info vastupidavuse treenimisest ka. Omistamist rääkides, omistamisel endal on mitmed aspekte, et kõige alus on ikkagi tehniline omistamine, sul peavad olema mingid faktid, mida siis kas uurimisasutused erinevad, olenevalt intsidendi või rünnaku tüübist selgitavad välja, et lihtsalt mingite trendide põhjal lihtsalt seda teha ei ole paslik, aga tehniline omistamine võib jääda muidugi ka varjatuks või nii-öelda mitte avalikuks, kui mingitel põhjustel, kas või näiteks, et varjata neid meetodeid, kuidas see informatsioon on kätte saadud vastaspoole eest, et seda ei tehta avalikuks. Aga loogiline on muidugi, et tehnilisele omistamisele järgneb poliitiline omistamine, kus siis konkreetselt siis näidatakse näpuga Venemaale või Venemaa toetusel või kelle iganes toetusel tegutsejatele ja poliitilisele omistamisele võib, aga ei pea tingimata järgnema ka õiguslik omistamine, mis on muidugi tihtipeale keeruline, et leida just neid vettpidavaid tõendeid
kellegi osalusest. Klassikaline näide praegu muidugi omistamise keerulisusest on see, mis on toimunud meil nende juhtmete ja kaablitega siin Läänemere põhjas, kus on küll selge, mis laevad olid nende kõigi katkestuste taga, see on ju kiiresti selgeks tehtud, aga kui palju seal oli tahtlikkust, kui palju võimalus peituda õnnetuse versiooni selja taga, kui see oli tahtlik, kelle initsiatiiv oli, kes seda mõjutas, et seda me näeme, kuivõrd keeruline on seda olnud tõendada. Ühegi nende intsidendi puhul, seal uurimised käivad, näiteks see kõige tuntum Eagle SC juhtum, kus endiselt Soomes on ju laeva kapten ja vist veel paar meeskonnaliiget on endiselt vahi all või Soomes koha peal, aga ühtegi sellist kindlat omistamist ei ole toimunud, et tihtipeale sellistes hägustes situatsioonides see ei ole just väga lihtne. Venemaale väga meeldib opereerida, eks üks hübriidsõja mõte kas mitte ei olegi, et halvad asjad juhtuvad ja siis Kreml tõstab käed üles, ütleb, et valutunnete, jah, käed on siin, tõestage, et suitsevat revolverit laual ei ole. Ja see on see niisugune Kremli whataboutism ka, et me ei olnud seal, nemad valetasid ka, nad olid seal enne. Piisab, kui rääkida näiteks Krimmi annekteerimisest, et meie küll ei tea, kes need seal oli, ütles Putin ja 3 kuud hiljem autasustas, või oli 4 kuud või 5 kuud. Vahet ei ole, andis ordeneid Krimmi taasühendamise eest. Et see ongi kõik väga keeruline ja teisipidi me ikkagi paraku peame leppima sellega, et jätkuks ka siin härra Lotile, et me kõik oleme inimesed ja me oleme emotsionaalsed ja kõik otsused, mida inimesed langetavad, on ikkagi emotsionaalsed otsused, mitte ratsionaalsed. Nende samade vastustrateegiate puhul, et üks asi on rääkida, et me omistame, kui mingisugune intsident on juba juhtunud ja oleme läbipaistvad ja esitame siis faktiliselt korrektset informatsiooni, aga see kõik on mõnes mõttes reaktiivne nendele tegevustele. Samas sõjas me teame, et ainult reaktiivsusega ellu ei jää, on ka vastuoperatsioonid. Kas me ka infosõjas ja ka hübriidsõjas saame rääkida vastutegevusest, mis on ennetav, mis on proaktiivne? Siia võib tuua juurde mõõtme, kas see on ka eetiline? Hübriidsõja kontekstis hübriidsõda sobib väga hästi just sellistele autoritaarsetele riikidele või kes räägivad musta valgeks või valget mustaks, nagu siin eespool kirjeldatud, et demokraatlikel riikidel oma valitud võimuesindajate ja avalikkuse ja meedia ja kõige kontrolliga on väga raske sellist varjatud mängu nagu mängida, et loomulikult on vahendid väga õigustatud küsimuse, eriti selles kontekstis, kus Venemaa eskaleerib järk-järgult kogu aeg seda hübriidtegevust lääne vastu, et miks me oleme nii passiivsed ja rohkem ainult reaktiivsed ja võib-olla arendame. Loomulikult on oluline kriisikindluse arendamine, et rünnakud oleksid võimalikult ebaefektiivsed, aga heidutuse tekitamiseks oleks oluline tegelikult tekitada Venemaale märgatavaid kulutusi, tekitada Venemaale endale kahju, et ta ei võtaks neid selliseid tegevusi vastu ette. Ja loomulikult need vastused ei pea olema kuidagi sümmeetrilised või paljudel juhtudel ei saagi olla sümmeetrilised, sest me ei hakka ju saatma, kui Venemaa või Valgevene saadab migrante piiridele ja hakata saatma vastupidi Venemaale või mingid selliseid, et see valik... Kes üldse tahaks Venemaale minna? Valik jah, on tegelikult, aga välistada ei ole erinevad asümmeetrilised tegevused, et ma ei tea, küberründed ja sellised, aga need on teemad, milleks lääneriigid ei ole väga valmis minema, eks eskalatsioonihirm on ka paljuski, mis kammitseb neid reageerimisvalikutes. Jah, seal on nagu paar põhjust, et Venemaa tuumasantaaž toimib väga hästi. Nagu tundub, et mingi nihe on toimumas, venelased toovad välja taskust tuumakaardi, siis keegi
tavaliselt Medvedjev ähvardab 3. maailmasõjaga ja siis lääs nagu kollektiivne lääs astub sammu tagasi, sellepärast et tuumaeskalatsioonist võib rääkida, ma ei tea, järgmised 3 tundi, et mis siis juhtuks. Ja kindlasti ei saa öelda, et midagi väga hullu ei ole. Ja see ongi keeruline, kuna meie poliitikud, meile ühtepidi ka meeldib nagu niisugune konflikt ja vastandumine ja Venemaa ja ka Iraan ja Hiina kasutavad seda oskuslikult ära, et millest siin on juttu, et siis ühiskond nagu puruks rebida, et äärmus parempoolsed, äärmus vasakpoolsed, et neid mõlemaid toetatakse või siis leida siis veelahe kas või mehed-naised puruks rebida sedapidi. Ja mis need lahendused on, et meile demokraatlikus ühiskonnas tundub, et me peame ikka olema väga ratsionaalsed, põhinema õigusriigile ja mingeid asju teha ei saa. Aga nagu ma alguses ütlesin, et Venemaa mõistes nad on sõjas, sõda käib ja võib-olla ratsaväerünnak odade ja mõõkadega on väga suursugune, aga kui vastaspool kasutab kuulipildujaid ja raketisüsteeme, siis on see suursugune ja üllas. Eks ma jõuan jälle tagasi sinna, et me peame jõudma vene- ja hiinakeelsetesse sihtgruppidele ja ma ütlen ettevaatlikult, et rääkima oma lugu. Aga lääne ühiskond ei ole selleks ikkagi valmis ja see, mis toimub digitaalses keskkonnas, me arvame, et me teame seal, mis seal toimub, aga me päris täpselt ei tea. Ja et tuju läheks kõigil paremaks, et siis ma lisan siia veel selle tehisintellekti võidukäigu, et sotsiaalmeedia ja TikToki tulek on ikka, nagu Eesti poliitika suurkujud ütlevad, et see on ikka lasteaia morsipidu võrreldes sellega, et mis siis juhtub, kui kõigil meil on üks või mitu isiklikku tehisintellektist assistenti. Selle peale on paslik juurde lisada, just eelmisel nädalal käisin Rootsis ühe doktoritöö kaitsmisel, Joanne Kuai, kes on ise Hiina taustaga, kaitsis doktoritöö uudistest, algoritmidest ja võimust ja Hiina kontekstis just, et see kõik puudutab siis Hiinat. Ehk kuidas Hiina on arendanud oma tehisintellekti algoritme viisil, et ideoloogiliselt toodetav sisu oleks õige ideoloogiaga mõnes mõttes, kui hästi üldistavat kokku võtta, kellele kuuluvad autoriõigused seal juures ja mis on see ajakirjaniku roll seal üldse. Toodult põnev teadustöö just selles kontekstis, et kuhu väga suured infookeani hoovused liiguvad, kui on käes sellised relvad nagu tehisintellekt. Selline kõrvalepõige siia. Aga tuleme tagasi Eestisse, sügis kohalike omavalitsuste valimised seisavad ees, oleme näinud teistest riikidest, et manipuleerida valimisi on küllalt lihtne. Ja just seetõttu, et valimised ei toimu enam plakatite, tele- ja raadioreklaamidega, vaid nad on nihkunud hoopis mujale. Ja isegi kui on mõni poliitik, kes teeb endale kampaaniat ka sotsiaalmeedias, siis tegelikkuses võim sotsiaalmeedial ja selle kaudu valimisi mõjutada on palju suurem. Mis meid sügisel ees ootab ja mida me peaksime tegema? Kui ma siis alustan ja poliitika saab jätkata. Et Venemaa, kui me räägime siin, ma räägin Venemaa konteksti, et mis võiks nagu Venemaad võib-olla huvitada Eesti kohalike valimiste kontekstis, et loomulikult Eesti kohalike valimisi ilmselt ei saa võrrelda, ütleme, suurte Euroopa riikide või suurte riikide valimistega, kus me jätkuvalt näeme aktiivseid Venemaa mõjutuskatseid, aga Venemaale kindlasti kõik valimised, kaasa arvatud Eesti kohalikud valimised pakuvad huvi, et teemasid, mida Venemaa võib ära kasutada, Eesti puhul on muidugi meie omapärase e-valimiste teema, mille usaldusväärsus kahtluse alla seadmine kindlasti on Venemaa huvides, et kui siin see diskussioon jälle sellel teemal peaks ägenema või ägeneb, siis ma oleks küll üllatunud, kui Venemaa üritab sellesse diskussiooni omapoolset läbi oma varjatud vahendite omapoolset panust anda. Võib-olla teine teema näiteks kohalike valimiste kontekstis, et kui me Eestis näeme, et viimasel ajal aina kasvavalt tekib igasugu antiliikumisi küll igasugu taristuprojektide või energia või riigikaitseliste objektide vastu,
siis kui mõnes kohaliku omavalitsuse üksuses näiteks need teemad on üleval ja seal on aktiivsed poliitilised jõud, mis just neid vastustavad, siis miks ei peaks Venemaa näiteks kasutama võimalust, et seal oma toetust või mitte muidugi otseselt loomulikult, aga läbi varjatud kanalite neile nii-öelda kütuste juurde anda, et need võib-olla mõned niisugused mõtted minu poolt. Jah, et taktikalises või ütleme siis tehniliselt taktikaliselt, et siis Vene kindralid ja polkovnikud kasutavad siis lahingrivistuses agente, mõjuagente, kasulikke idioote ja bot või siis automatiseeritud süsteeme, mida juba juhib tehisintellekt, mis toodab ka sisu. Õnneks sisu kõik ei ole veel selline, et mis meid ära petab, et pilditöötlusega läheb veel aega, aga helifailid on küll juba niisugused, et näiteks minu või Hendriku võib panna rääkima asju, mida me kunagi pole öelnud, kuna meie hääl on kuskil internetis olemas. Aga siis eks eesmärk on ühiskonda lõhestada ja osa teemasid Hendrik ütles ära, et mis tuuakse välja, et millega lõhestatakse. Et valimiste usaldusväärsus ja see on klassika, mida tehakse kogu aeg ja seal on 3 asja, et tehniliselt on manipuleeritavad, poliitiliselt on manipuleeritavad, nagunii valitsev klikk teeb ja see eesmärk on, et inimesed ei läheks valima. Ja siis muidugi demoniseeritakse ka üksikuid poliitikud ja kollektiivsed poliitikud, et valimised, siis venekeelsete inimeste valimisõigus. Ja nüüd Riigikogu, ma pean ikka ennast kiitma ka, tegi targa otsuse, et mitte Euroopa Liidu kodanikud ei saa KOV-i valimistel osaleda ja see mingi muutuse kindlasti Kirde-Eestis, Tallinnas ja Maardus ka toob, aga mittekodanikud saavad siis, või ütleme, kodakondsuseta isikud saavad viimast korda osaleda valimisel. Siis üks teema on kindlasti taristu ja mis Eesti riigi ja rahva arengule on hea, arvamuse paljususe vastu ma ei ole, et on mingid asjad, mida Venemaa ikkagi kindlalt ja järjekindlalt lõhub, ehk siis sõjaline taristu, kiired põhja-lõuna ühendused, mis ühendavad Eestit vaba maailmaga, mitte siis Vene impeeriumi pealinnaga, et ida-lääne ühendustest ei ole meile tänases oludes mingit kasu, pigem vastupidi. Ja siis ka näiteks energia. Siis Vene kirik tuuakse kindlasti välja ja ma ka üldse ei üllatu, kui hakatakse mängima mingi ühiskonnasisese vastuolu peale, näiteks mehed, naised või üritatakse tuua sisse aborditeemat, mis Eestis ei ole üldse teema, et keegi väga jõuliselt ikkagi üritab öelda, et abordid tuleks keelata või nii, et aga minu meelest meil on ühiskonnas üsna lai konsensus, aga ikka lõhestamiseks proovitakse kõike. Aga nüüd hea uudis ka, kui tohib. Üks. Ja mitte poliitiline. Hea uudis on see on mitte poliitiline, jah, et me oleme kogu selle vaenuliku mõjutuse tegevuse suhtes suhteliselt immuunsed ja skeptilised, ja kohalikel omavalitsusel valimistel valitakse ikka inimesi, keda füüsiliselt tuntakse, et klassiõdesid ja klassivendasid. Ehk siis me oleme nagu loomult skeptilised, et meid on nagu palju keerulisem lõhestada kui mõnda teist rahvast. See on hea uudis. Loodame, et see tõesti nii on. Nüüd on võimalus küsida küsimusi, mõelda kaasa. Vaikus. Tundub, et on olnud ammendav paneel. Ega ma ei saa muud öelda, kui et ma loodan, et see Rito annab mõtteid ja seda, mis saab sügisel, me näeme sügisel, aga siis on juba Rito uus number ja uued fookused ikkagi tulevikku vaatamas. Suur aitäh teile, kes te tulite, suur aitäh teile, kes te aitasite seda kõike teha
ja ma loodan, et selle võrra on teil head suvelugemist ees üksjagu. Aitäh!